Juba varem on kaunisti sõnastatud lasteaia visioon, mis ütleb: lasteaed kui teine kodu, kus sirgub hooliv kaaslane, innukas õppija ja tegus kogukonna liige. Just selliseks eeskujuks on Maret Kivistu. Millise südame ja mõtetega on ta tööd alustanud, läheme ja uurime. Kui suure üllatusena tuli teile direktoriks saamine? Väga üllatus ei olnud, sellepärast, et selline mõte on olnud mul juba päris aastaid. Millised teie esimesed 3 päeva on olnud? No ma ütlen ausalt, esmaspäev oli nagu väga-väga palju seda informatsiooni, et pea oli nagu õhupall. Aga teisipäeval peale tööd ma tundsin juba, et tead Maret, et täitsa lahe ja mõnus, et see esmane pinge möödus juba teisel päeval tegelikult. Palju inimesi on teie alluvuses? Minu alluvuses on üle 70 inimese, et 3 lasteaiamaja, Lepatrinu, Lastetare ja Mõmmila. Milline on teie eelnev töökogemus? Ma olen olnud lasteaiaõpetaja, liikumisõpetaja lasteaias ja ka õppealajuhataja tööd teinud. Et tegelikult on mul ju aimdus olemas, mis see töö endast kujutab. Lasteaiad on selline oli ja on ja jääb ka tulevikus, et kuidagi kutsumus on, et muidu ma siin ei olekski ju. Kui palju teil endal lapsi on? Minul endal on 3 last, et 14-aastane, 11-aastane ja 6-aastane. Kas teil on plaanis ka sisse tuua mingeid uuendusi? Hetkel ma vana süsteemi lammutama ei hakka. Kõik toimib, eks ju. Aga midagi uut muidugi, et eesmärk on silma paista oma lasteaiaga ka vallasiseselt kui ka väljaspool valda. Et mõtteid on olnud küll, et kuna see keelekümblus on ju meie see Lastetare lasteaia eripära, et siis võib-olla siit mingisugused arendused edasi teha, et kas lennupõhised tegevused või igasuguseid mooduseid ja selliseid võimalusi on. Mis on ka üks mõte tulevikus on see IT-teema, et arendada seda põhjalikumalt, seda infotehnoloogiliste vahendite kasutamist siin lasteaias. Et see on minul mõttest läbi käinud ja kuna lasteaed tõesti omab väga palju selliseid IT-vahendeid, mis on siis kas muretsetud eelarve põhiselt või siis läbi projektide, et siis neid tuleks hakata, või juba kasutatakse muidugi, aga et võib-olla õpetajatel sellist kindlust juurde rohkem tuua, et mida ma saan sellega teha ja kuidas, et see on minu tuleviku mõte ja selline unistus siis seda nagu arendada.